Hei vlog, it's Jana Banana ja täna reageerin ma teie eelarvamustele minu kohta ja ma tean, ma olen seda videot juba üle aasta tagasi vist teinud, aga see on nagu uue ringiga uuesti populaarseks saanud, kõik teevad seda videot uuesti ja ma mõtlesin, et miks mitte ka ise seda filmida. See on nagu lõbusam versioon Q&A-st minu meelest, aga ma hakkan siin lihtsalt järjest neid ette lugema. Ma pole isegi vaatama, mis siin täpselt on. Tavaliselt ma olen videote jaoks rohkem ette valmistunud, aga täna ma olen lihtsalt chill. Tulen siia kohe. Kardan, see tool on selle video lõpuks katki lihtsalt. Sul on täielik baby fever ja sa siiani kujutad ette, et Bailey on su pisikene beebi. Ma ei kujuta ette, et Bailey ongi mu pisikene beebi, sest et ta käitub täpselt vastavalt. Aga ma ütleks, et mul on baby fever, mul pole kunagi päriselt nagu beebi soovi olnud. Ma tean, et ma kunagi tahaksin endale lapsi ja mulle meeldivad lapsed, kui nad oskavad juba rääkida. Ma tavaliselt olen alati see, kes pereüritustel või lihtsalt koos väikeste lastega on see, kes veetakse lauast minema, et nagu tuleme nagu mängima ja siis ma lähen. Mulle väga meeldivad väiksed lapsed, aga beebidega mul lihtsalt pole kokkupuuteid. Ma arvan, et kui minu enda tuttavad hakkavad rohkem lapsi saama, siis võib-olla see baby fever tuleb. Mul on praegu ainult üks sõbranna, kellel on laps, sest et ma olen tegelikult noor, ma ei tea, see unustatakse ära tihti. Tänapäeval enamasti ei saada nii noorelt lapsi. Sa armastad kõike, mis on roosa, sätendav, pehme, karvane ja lõhnab hästi. Ja pidudel ei käi ja sõpradega koos aega ei veeda. Hetkel koroona tõttu ma tõepoolest põhimõtteliselt üldse ei käi pidudel ja ma üritan mitte kokku puutuda inimestega, kes käivad niimoodi iga nädalavahetus ikka veel väljas. Varem ikka vahest käisin, eriti suvel, kui olid erinevad festivalid ja niimoodi, aga see aasta on kõik ära jäänud. Ma pole tõesti kaua peal käinud, aga sõpru, mul alles eile käis sõbranna külas. Mul on üldse viimastel nädalatel nagu kogu aeg keegi külas käinud. Aga ma saan aru, miks selline mulje võib jääda, sest ma kunagi ei näita seda, nagu ma ei pane seda story'desse ega midagi. Ainult siis, kui keegi teine teeb story, siis ma olen nagu hiljem jaganud, aga mul isegi ei tule mõttesse, et nagu seda kõigiga jagada, you know. Siis on päris mitu eelarvamust selle kohta, et mulle meeldivad koerad, mulle meeldivad hoopis salakassid või ma vihkan kasse. Ma armastan loomi, ma armastan enda koera. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma vihkan kasse. Ma olen öelnud, et kassid vihkavad mind ja sellepärast olen ma hakanud kasse kartma. Kassid alati vaatasid mind kahtlaselt. Ma arvan, et lihtsalt tunnetasid mu hirmu ja ma sain selle hirmu enda lapsepõlve traumadest, kui mu sõbranna kassid mind mitu korda hammustasid, küünistasid, niisama ründasid ja ma arvan, kassid tajusid seda ja sellepärast nad olid juba kahtlased minuga ja see pani mind neid veel rohkem kartma, aga nüüd kuidagi, ma arvan, viimase aasta jooksul olen ma kasside suhtes kuidagi avatumaks muutunud ja üks mu eluunistusi on alati olnud see, et ma tahaks kunagi võtta varjupaigast looma ja talle siis kodu pakkuda. Ma olen alati arvanud, et see on koer, kelle ma valin, aga nüüd ma ei tea, kus see tuli, mulle lihtsalt hakkas kuidagi viskama igasuguseid kassikuulutusi ja võib-olla armsaid TikToki videoid, kus kasse päästetakse. Kui ma nüüd täiesti aus olen, ma ei ole seda üldse jaganud mitte kuskil, sest ma ei tea, kuidas kõik täpselt läheb, aga ma olen tegelikult nüüd kohtunud 3 kassiga. Ma praegu pikemalt ei hakka seda teemat kommenteerima, aga kui ma leian kassi, kes vajab kodu, kes on koduta ja kellele ma päriselt meeldiksin ja kes saaks mu koeraga sama katusel elada, siis ja ma võib-olla võtan kassi. Ma tean, kõik mu ümber imestavad, et nagu kust ma ju kartsin neid, kuidas ma nüüd kassid on, aga teate, kassipojad ei olegi õudsed ja kui sa enda kassiga harjud, siis ta ei olegi nii hirmutav. Nagu enne, kui ma oma esimese koera sain, ma kartsin koeri ka. Ja kui ma läksin enda esimest koera vaatama, ta oli nii väike, ma olin ise mingi 10 ja ta mahtus mu 10-aastase väiksele peopesale, ta oli nii väike ja ma ei julgenud teda kätte võtta. Nii jah, see on mu suur saladus, millega ma olen siin aktiivselt tegelenud viimase paari kuu jooksul. Sul on sugar daddy. Ma loodan, sa ütlesid seda niisama, ma loodan, sa päriselt ei mõtle seda. Tegelikult see on tänapäeval nii tavaline, et see on natuke hirmutav minu jaoks, aga kas ma tõesti tundun sulle keegi, kellel oleks sugar daddy? Ja kui sa sellest vastusest midagi aru ei saanud, siis ei, mul ei ole sugar daddy tugev. Kui sa mõtled füüsiliselt, siis ei. Kui mulle juba peale vaadata, minu meelest ma olen selline välja, nagu ma läheks kohe katki ja ma lõuki olengi katki mitmest kohast, nii et ei. Minestad kergelt. Ma olen elus vist 1 korra minestanud, kui mind pandi ilgele dieedile agentuuri poolt, kui ma olin 15, ma tahtsin New Yorki minna ja mind pandi ilgele dieedile. Ma isegi ei saanud New Yorki, ma pidin selle asemel Londonisse minema, aga sama päeva hommikul, kui ma vist pidin lennuki peale minema, siis mul läks pilt vannitoa seest. Ja vahepeal mul hommikuti ongi niimoodi, et kui ma pole söönud ja lähen pesema, ja olen pikalt pesemas, see on hästi umne, siis mul hakkab natukene eest minema pilt. Ja trennis ka vahepeal, kui mul on pulss liiga kõrge, siis mul hakkab nagu paha, aga päris minestanud ma olen ainult 1 korra. Ma arvan, et sa jääd igas olukorras üsna rahulikuks.
nalja teed või? Ma olen kõige suurem põdeja. Ma olen ülepõdeja, ma olen ülemõtleja. Meil oli koos Victoriaga 2 aastat tagasi jõuludel üks üritus, kus me pidime lavale minema ja ma olin millegipärast nii närvis ja Victoria ütles, ma ajasin isegi teda närvi. Nii et ei. Kõik läheb südamesse, mis öeldakse, aga samas hästi enesekindel. Võib-olla hetkeks ma võtan asju südamesse. Sellist nagu kurba emotsiooni minu jaoks peaaegu ei eksisteeri, aga ma olen kurb, kui keegi nagu sureb või midagi. Aga niisama, kui keegi ütleb mulle halvasti niimoodi, ma saan lihtsalt vihaseks. Ma lähen nagu segiga vihaseks, aga õnneks ma suht ruttu rahunen maha ka, et nagu kui keegi mulle halvasti ütleb, siis võib-olla see hetkeks nagu häirib mind rohkem kui peaks, et ma lähen nagu närvi, aga samas nagu järgmine päev või sama päeva õhtu ma enam ei mõtle selle peale, mis on vist kõige olulisem. Tundud selline, kes on elukaaslasega koos vaid raha pärast. Mina ja mu elukaaslane hakkasime käima, kui me olime mõlemad gümnaasiumis ja gümnaasiumis pole kellelgi raha ja ma ausalt pole kunagi raha taga ajanud nii enda karjääris kui ka kindlasti enda suhetes. Nagu sa ajad mind närvi, et sa üldse nii ütled. Natuke arg võõrastega. See täiega oleneb, kui on selline suur seltskond, ma olen kindlasti pigem arg, aga vahepeal mul on selline fake it till you make it mode. Vahepeal ma nagu üritan olla ekstravertsem, kui ma tegelikult olen, lihtsalt sellepärast, et ma tegelikult nagu natukene kardan võõraste inimestega, võõrastes olukordades olla. Sa oled väga spoiled / ära hellitatud. Story time, kui mina olin väike, siis juba algklassides võib-olla lausa mõnel oli lasteaias enda telefon. See oli täpselt see aeg, kui need väiksed klapiga telefonid tulid, ma mäletan, ja nagu kõik järjest said endale telefone ja mina olin põhimõtteliselt ainus inimene klassis, kellel ei olnud telefoni. Sellises vanuses, kui sa oled mingi algklassid kuni mingi 6. klass niimoodi, sa väga tahad teistega samastuda ja nii kui sul midagi ei ole, sa oled kuidagi kõrvale jäetud ja mu vanematel olid telefonid, nad oleks vabalt võinud ka mulle telefoni osta, aga nad lihtsalt ei teinud seda. Nad ütlesid, ma elan Elvas, ma käin Elvas koolis ja kõik on nagu nii lähedal, et mul pole telefoni vaja. Aga samas, kui meil olid mingid klassiga väljasõidud, siis alati pidin endale õhtul vanemad järgi kutsuma ja mul polnud telefoni, millega kutsuda, nii ma pidin pidevalt tegelikult teistelt telefoni laenama, mis oli nagu nii piinlik selle hetkel. Ja samas mulle ikka öeldi, et mul polnud see telefoni vaja. Nagu isegi õpetajad juba koolis imestasid, et miks mul telefoni ei olnud. Ma arvan, et see on umbes sama kui praegu see, et paljudel näiteks vanemad ei luba sotsiaalmeediat teha, et kõikidel su klassis on mingi Instagram või TikTok ja siis sul lihtsalt lamp ei lubata. Sa tunned ennast nii kõrvale jäetuna ja oma esimese telefoni saingi ma alles siis, kui ma olin 13. Mitte sünnipäevaks, mitte jõuludeks. 13-aastasel võiks nagu reaalselt telefon olemas olla. Ma sain alles selle peale, et ma hakkasin modellindusega tegelema. Ma pidin reisima Elvast Tallinnasse, välismaal igale poole, mul lihtsalt oli nagu väga telefoni vaja ja selle peale mulle lõpuks osteti telefon. Nii et kui sa arvad, et ma olen ära hellitatud, siis lihtsalt mõtle selle telefoni jutu peale, nagu kõigil oli telefon, absoluutselt kõigi mu klassis, vanematel olid telefonid, nad oleks saanud mulle vabalt telefoni osta, aga ei, lihtsalt kategooriliselt ei, ilma igasuguse põhjuseta tegelikult. Sa erined teistest natuke, aga ma ei mõtle halvaga. Aga ma mõtlen halvaga, sest ma olen terve elu tundnud, et ma lihtsalt ei kuulu kuskile. Ma olin alati kuidagi, ma ei tea, teistsuguste huvidega, ma olin kuidagi teistsuguse eluteega, nagu juba see, et ma põhikoolis, kui ma olin 13, ma hakkasin modellindusega tegelema. Hiljem mul tuli väike näitlemisteekond ja nüüd YouTube, et nagu terve elu mul on olnud natukene teistsugused huvid ja just noorena ma tundsingi ennast väga teistsugusena, väga üksidasena sellepärast. Näiteks Twilight on ju, Bella ja nagu hästi paljud karakterid raamatutes, filmides on sellised nagu tavalised tüdrukud, kes ütlevad, et ma olen täiesti tavaline, ma ei suuda ette kujutada, et see minuga juhtub, sest ma olen nii tavaline. Mul on nagu, kas keegi päriselt üldse mõtleb, et ta on tavaline, sest mul on kogu aeg selline tunne, et ma ei ole tavaline ja ma vanasti tahtsin nii väga olla tavaline, aga ma ei olnud, ma lihtsalt olin teistsugune ja ma nagu ei kuulnud mitte kunagi mitte kuskile. Nüüd, kui ma suurem olen, ma lõpuks saan aru, et jah, ma ei olegi nagu kõik teised, mul ei olegi samad huvid, aga tänu sellele ma olen jõudnud siia, kus ma praegu olen. Nii et lõpuks see tuli kasuks, aga jah, niimoodi teistsugusena üles kasvada, kuigi ma pole isegi nagu nii teistsugune. Ma kujutan ette, kui kellelgi on mingi tõsine haigus, midagi, see on palju raskem, üldse ei taha võrrelda. Aga jah, ma olin kindlasti natukene nukker ja üksik sellepärast. Tahad olla Barbile sarnane, arvad, et oledki Barbie lookalike. Ma pole selle peale mõelnud, aga ma olen nagu saanud kommentaare küll, et ma näen välja nagu Barbie. Ma sihilikult ei ole seda teinud, aga väiksena oli Barbie küll jah, mu iluideaal, nii et võib-olla, praegu vaatan siin peeglisse, võib-olla ma alateadlikult. Wow. Võib-olla. Su isiksuse tüüp on ISFJ. Kui sa ei tea, siis tegu on ühe
isiksuse testi nagu tulemusega, kus on 16 erinevat tüüpi ja see on nagu hästi-hästi detailne, tasuta internetis. Ma võin teile siia video descriptionisse panna, te võite teha, kui te viitsite nagu päris pikalt neile vastata, aga see reaalselt nagu ütleb ära, mis su huvid on, mis tööd sulle sobiksid, kes on teised tuntud inimesed või fiktsionaalsed tegelased, kes on sama isiksuse tüübiga ja see on ülitäpne. Minu isiksuse tüüp vanasti oli INFP ja nüüd mingi viimase aasta-2 jooksul on see läinud ENFP-ks ja see E ja I lihtsalt tähendavad introvert või ekstravert. Nii et minust on saanud rohkem ekstravert kui ennem, aga NFP olen ma ikkagi. Nii et mu isiksuse tüüp nüüd on ENFP. Me tegime seda testi mu sõbrannadega, kui me käisime ülikoolis. Me olime siis nagu kolmekesi hästi head sõbrad ja nemad said ENFP ja mina sain INFP, kuigi nüüd ma olen ENFP. Me olime kõik põhimõtteliselt sama isiksuse tüüp, nii et kui sul on nagu sõpru, siis tehke koos ja võrrelge. Ise tegelikult Huawei'd ei kasuta, vaid tegid ainult raha pärast arvutile reklaami. Okei, see oli nii kuri. Mul oli siis Huawei'ga Instagramis koostöö ja ma seal ka mainisin, et kõik teised, kes tegid seda sama koostööd, ma arvan, nemad ka ütlesid, et see arvuti, mis meile saadeti, see läpakas oli lihtsalt meile proovimiseks. Ma sain seda ainult 1 nädala kasutada ja oligi nii, et nagu kui mulle see meeldib, siis ma olen nagu nõus koostööd tegema ja mulle väga meeldis see läpakas. Ma hea meelega kasutaks seda, minu läpaka aku ei pea üldse vastu ja mu läpakas on selline suur, ei mahu kuskile kotti, ma hea meelega reaalselt kasutaks seda Huawei'd, aga see lihtsalt võeti mul käest ära. Ei ole mu uue ninaga rahul. What do you mean? Beebe, kes ei oska süüa teha ega pesu pesta. Kas arvan, mul on koristaja kokk kodus või? See oleks mu unistuste elu, kui mul oleks koristaja kokk kodus. Kahjuks ma pean ise seda kõike tegema. Oleksid ninaopile läinud ka siis, kui seda poleks olnud vaja tervislikel põhjustel, sulgudes ilu eesmärgil. Ma ei tea, nagu mulle ei meeldi mu nina juba siis, kui ma olin lasteaias. Ma teadsin juba siis, mis asi on ninaoperatsioon ja ma nagu mitu korda ütlesin nagu kõvasti välja, kui ma suureks jään, siis ma lähen ninaopile, ma vihkan enda nina, aga kuidagi ajaga ma ei vihkanud seda nii väga, ma suutsin seda rohkem aktsepteerida. On asju, mida sa nagu tahad ja siis on asju, mida sa vajad ja asju, mida sa vajad, sa teed suurema tõenäosusega. See, et ma nagu ei saanud ilusti hingata, see oli see, miks ma seda oppi vajasin. Ja ma ei tea, võimalik. See on nagu suht 50-50 ausalt öeldes. Sul on palju boyfriende olnud ja sul on suur body count. Mul on olnud üks päris boyfriend ja mu body count on väga, ma ei taha seda kommenteeridagi, aga nagu see ei ole kindlasti suur kohe üldse mitte. Ja siis sul on ühe öö suhteid olnud, mul pole ühtegi ühe öö suhet olnud, ma lihtsalt pole nagu, ma ei tea, mul isegi keegi ei meeldi nii ruttu. Sul tuleb merch. Võimalik, ma ütlen kohe ära. Ja mul tuleb varsti uus merch. Sellel nädalal, kui te seda videot vaatate, ma arvan, ma teen tellimuse, ma lähen vaatan, mis riiete peale seda täpselt teha. Ma olen täiega excited, ma olen selle disainiga nii rahul. Ma väga pikalt ei taha sellest rääkida, ma ei taha seda spoilida, aga jah, varsti tuleb uus merch, niimoodi, et te saate jälle jõulude paiku seda osta. Aga okei, see oli viimane küsimus, millele ma vastan. Ma loodan, sulle meeldis see video, kui sulle meeldis, siis kindlasti sellele thumbs up ja miks ma nii kiiresti räägin, ma lihtsalt pudisen. Tänases videos saab shoutouti Diana Noop ja seal on nagu underscore'id punkti, ma lihtsalt panen siia tema kasutaja, kes tegi minu eelmisest videost selle screenshoti siin. Kui ka sina tahad saada minu järgmise video shoutouti, siis screenshoti see video minust normaalse näoga, postita see kas enda Instagrami story'sse või feed'ile, kasuta hashtagi Diana Banana uus video ja kindlasti vaata, et su kasutaja oleks avalik, sest muidu ma lihtsalt ei näe, mis sa postitad ja siis ma valingi kellegi suvaliselt välja ja annan talle järgmises videos shoutouti. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.